Ameerika Ühendriigid on just ametlikult teatanud, kuidas hakkab välja nägema nende majandussõda Iraani vastu. Löögi alla satuvad Iraani lähimad liitlased nagu Hiina, Venemaa, India, Pakistan, Katar, Türgi ja teised, kes jätkavad Iraaniga kauplemist või aitavad Teheranil sanktsioonidest mööda hiilida. USA rahandusminister Scott Bessent teatas just, et Ameerika Ühendriigid kehtestavad ranged sanktsioonid riikidele ja organisatsioonidele, kes ajavad Iraaniga äri. Veelgi enam, ettevõtted, kes aitavad Iraani, plaanitakse eemaldada dollaripõhisest süsteemist. Varem, tuletan meelde, teatas Bessent, et just täna avaldab USA nimekirja neist, keda need sanktsioonid tabavad. Ja sisuliselt pöördus Bessent täna kõigi Iraani liitlaste poole üleskutsega loobuda koostöös Teheraniga, kuni USA pole kehtestanud neid rangeid sanktsioone, mida Bessent nimetas eile majanduslikuks D-päevaks. Samuti pöördus Bessent Iraani sõdurite poole, et nad ise korraldaksid riigipöörde Teheranis. Kokkuvõttes näitas Scott Bessenti kiire briefing vaid seda, et Ameerika Ühendriigid üritavad praegu läbirääkimisi Iraaniga taaselustada. Ja sanktsioonide ähvardust kasutatakse Teherani survestamise vahendina, sest Iraani riaal on juba langenud kursini, kus 1 USA dollari eest saab 2 miljonit riaali. Ja Bessent lubab selle kursi viia 3 miljoni riaalini 1 dollari eest. Kahjuks näivad Trumpi administratsiooni uued ähvardused taas nagu bluff. USA rahandusminister keeldus vastamast küsimusele, kas Ameerika Ühendriigid on valmis kehtestama sanktsioone näiteks Hiina pankade vastu. See on samm, mis võib seada ohtu keerulised suhted Hiina ja Trumpi administratsiooni vahel. Kuid just need sanktsioonid aitaksid katkestada tohutu rahavoo Teherani, sest just Hiina rahastab Iraani. Samas sanktsioone täna ei kehtestata. See oli vaid järjekordne ähvardus või nagu Bessent ütles, oli see majanduslik hoiatuslask. Aga arutame nüüd koos kõike üksikasjalikumalt, sest vähemalt hakkab selguma, milline see majandussõja mudel välja näeb, mida praegu pakub Donald Trump. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle saate alla. Niisiis, Ameerika Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent pidas umbes pool tundi tagasi erakorralise briifingu, kus ta pidi ootuspäraselt teatama uutest ulatuslikest sanktsioonidest Iraani vastu. Majandussõja faasis, mida ta ise nimetas D-päevaks. See samm on suunatud surve suurendamisele Iraani režiimile praeguses ebakindlus olukorras, kus pole ei sõda ega rahu ega kokkulepet. Ameerika ametnik teatas, et just teiseste sanktsioonide laiendamine saab olema peamine tegevussuund Iraani vastu, vähemalt kuni novembris toimuvate vahevalimisteni. Pärast mida võib taas päevakorda kerkida uue sõjalise kampaania alustamise küsimus. Ja seda ei varjata enam üldse Trumpi poolt. See tähendab, et nad ütlevad selgelt, et enne valimisi me kindlasti sõda uuesti ei alusta. Püüame Iraani just sanktsioonidega lämmatada, sest enne valimisi pole kasulik, et jumala eest vabariiklased ei kaotaks. Kui valimised on läbi, siis tõenäoliselt sõda algab uuesti. Scott Bessent ise on viimased 10 päeva tegelenud sellise PR-kampaaniaga, mis oli pühendatud Iraani vastasele majanduslikule T-päevale, mille ta ise ka nii nimetas. Aga tegelikkus osutus palju keerulisemaks. USA rahandusministeerium ähvardas kehtestada uusi laastavaid sanktsioone nende riikide vastu, kes keelduvad katkestamast majandussidemeid Iraaniga. Kuid nad hoidusid tegelikult suuremate uute sanktsioonide kehtestamisest. Edasi tsiteerin Scott Bessenti. Meie arvates on parim viis riikidega suhtlemiseks vaikne diplomaatia ning me kehtestame kõigile riikidele võrdsed tingimused, et anda neile teada meie ootustest. Me teame, kes. Nad teavad, kes nad on. Ja edasi. Scott Bessent märkis, et Ameerika Ühendriigid võivad tulevikus mõnele riigile sanktsioone kehtestada ja et USA plaanib kehtestada konkreetseid tähtaegu suhete lõpetamiseks riikide ja Iraani režiimi vahel.
Uued sanktsioonid hõlmavad meetmeid, mis mõjutavad selliseid sektoreid nagu digitaalsed varad, tehnoloogia ja laevandus, mida USA rahandusministeeriumi arvates kasutab Iraan oma majanduse toetamiseks. Siiski, hoolimata Bessenti lubadusest Iraani jaoks majandusliku teepäeva kohta, hoidusid USA siiski. Täna kõige ulatuslikumate sanktsioonide kehtestamisest, millega nad olid ähvardanud. Selle asemel teatas Trumpi administratsioon, et teeb koostööd kolleegidega üle kogu maailma, et takistada nende tegevust, mis on seotud Iraaniga. Ja kohe keeldus Bessent mingil põhjusel vastamast küsimusele, kas USA on valmis kehtestama sanktsioone Hiina pankadele, kes aitavad Iraanil tegelikult raha pesta. Kui temalt küsiti, kas sanktsioonid puudutavad ka USA peamist kaubanduspartnerit, vastas ta vaid, et, tsitaat, keegi pole USA sanktsioonide eest kaitstud. Tuletan lihtsalt meelde, et Hiina ostab juba ammu kuni 90% Iraani nafta ekspordist ning hoiab ka laiemat kaubandussuhet. Aga Bessent ei osanud sellele kuidagi vastata. Ta ütles, me kõik oleme, nagu öeldakse, Jumala ees võrdsed. Pealegi näivad kõik need Scott Bessenti ähvardused väga odava bluffina. Bessent keeldus sellel briefingul nimetamast konkreetseid tähtaegu, millal riigid peavad katkestama majandussuhted Iraaniga või nad seisavad silmitsi USA finantssanktsioonidega. Küll aga väitis Bessent, et president Donald Trump olevat juba helistanud maailma liidritele konkreetsete palvetega administratsiooni nõuete osas teha koostööd USA-ga Teherani majandusliku isoleerimise eesmärgil. Siiski keeldus ta nimetamast riike, kellega Trump sellist kontakti hoidis. Üldiselt ütleb ta, et väidetavalt peaksid kõik loobuma koostööst Iraaniga, kuid millal nad seda tegema peavad ja mis juhtub, kui nad seda ei tee, ta ei ütle. Samal ajal pöördus Bessent Iraani sõdurite poole ja edasi tsiteerin teda. Tavalistele sõduritele, kes toetavad seda režiimi, kuna teie palgamaksed üha sagedamini katkestatakse või väidetavalt lihtsalt hilinevad, küsige endalt, kas teie ülemad viivad teie riigi võidule või kokkuvarisemisele? Ja pidage meeles, et Berliini müür langes, kui tavalised sõdurid otsustasid mitte tulistada oma enda rahva pihta. Aga tõsi on see, et pärast seda, kui Trump, tuletan meelde, selle aasta alguses, jättis Iraani meeleavaldajad hätta, see pöördumine näeb välja üsna küüniline. Tuletan meelde, et jaanuaris, kui seal mõllasid protestid ja tapeti mitukümneid tuhandeid inimesi, kutsus Trump avalikult üles, et tõuske protestile, minge Iraani režiimi vastu, meie aitame teid kui vaja. Ei aidanud. Kui Scott Bessentail täna öeldi, et te ju lubasite korraldada majandusliku teepäeva just täna, te ju ütlesite 10 päeva. Te kuulutasite välja, et 24. kuupäeval tulen välja ja teatan kõik, aga lõpuks te lihtsalt pobisete midagi. Et võib-olla kunagi kehtestatakse mingid sanktsioonid kellegi vastu, kelle vastu veel ei ütle. Millal ka ei tea, aga kindlasti tulevad karmid. Selle peale vastas Bessent, et välja kuulutatud majanduslik teepäev on hoiatuslask. Edasi tema tsitaat. Meie arvates on hoiatuslask ja selgemate ootuste seadmine asjakohased. USA annab kõigile võimaluse parandada ebaõiget käitumist ning sanktsioonide viivitamatu kehtestamine ilma hoiatuseta võib lõhkuda ülemaailmse finantssüsteemi. Aga edasi ta justkui ise endale vastu räägib, sest alguses, ma tuletan meelde, ütles ta, et ta ei hakka mingeid tähtaegu välja ütlema, aga siis lisas ta, tsiteerin, me peame oluliseks kehtestada lõplikud tähtajad ja anda inimestele aega olukorra parandamiseks, kuid nad teavad teadma, et see protsess saab olema väga kiire ja et me oleme tõsised. Bessentilt küsiti veel kord täpsustavalt. Okei, mis tähtajad? Kui te kehtestate tähtajad, siis öelge, millised need on. Näiteks, kuu aja pärast satuvad kõik, kes teevad Iraaniga koostööd teie sanktsioonide alla. Või näiteks nädala pärast või poole aasta pärast. Mis tähtaeg siis on? Bessent ütles jälle. Mingit kindlat tähtaega pole, aga kõik peavad teadma, et me tegutseme kiiresti. Ühesõnaga, selgust pole üldse. Aga oluline on ka märkida, et kui Ameerika Ühendriigid tõesti kehtestavad lubatud sanktsioonid, siis Trumpi administratsioonil tuleb aktiivselt vastu seista sellistele riikidele nagu Hiina, Venemaa, India, Pakistan, Katar, Türgi ja nii edasi, kes kõik jätkavad endiselt Iraaniga kauplemist. Iraan on olnud rahvusvaheliste sanktsioonide all juba palju aastaid, kuid režiim ei ole oma käitumist piirkonnas ega seisukohta oma tuumaprogrammi suhtes oluliselt muutnud.
sõda on viinud Iraani majanduse tõepoolest veelgi sügavamasse kriisi. Ja esmaspäeval jõudis Iraani valuuta, see tähendab riaali, kurss uue madalpunktini, langedes 2 miljoni riaalini 1 USA dollari eest. Praegune USA mereblokaad takistab suurema osa Iraani nafta eksporti, sulgedes seega selle riigi majanduse jaoks elutähtsa sissetuleku allika. Teisest küljest püüdis Iraani juhtkond USA uue majandusliku isolatsiooni laine ähvardusi pisendada ja isegi ähvardas vastumeetmetega neid riike, kes hakkavad, see tähendab USA-ga sanktsioonide kehtestamisel koostööd tegema. Need, kes keelduvad Iraaniga kauplemast, Iraan on valmis neid karistama rünnakute, rakettide ja droonidega. Samal ajal on mitmed kõrged Iraani juhid tunnistanud, et majandusliku kollapsi oht on täiesti reaalne. Iraani president Masoud Pezeshkian ütles, et valitsus ei eita majanduslikku defitsiiti ja rõhutas, et Iraan peab sõja kohe lõpetama, kuni ta on veel piisavalt tugev positsioonil. Aga Iraani parlamendi esimees Mohammad Baghir Ghalibaf ütles, tsiteerin: sõltumata sellest, milline sõjaline jõud meil on, kui inimesed nälgivad ning meil puudub rahaline ringlus, majanduskasv ja sisetootmine, ei jää me püsima. Seetõttu liiguvad USA ja Iraani pooled praegu taas läbirääkimiste suunas. Samal ajal kui Bessent ähvardas sanktsioonidega, Pakistani armee ülemjuhataja feldmarssal Asim Munir kohtus Teheranis Iraani parlamendi spiikri Mohammad Baghir Ghalibafiga. Täna lendas ta sinna spetsiaalselt. Ja nagu allikad teatavad, on USA sellest täiesti huvitatud. Sellest, et Pakistan tooks Iraani taas läbirääkimiste laua taha. Ja nagu te aru saate, on kõik need sanktsioonide ähvardused katse sundida Iraani järeleandmisi tegema. Et kui te ei tee seda, siis vaadake, mis juhtub, läheb väga halvasti. Aga tõsi on see, et Trumpi administratsioonil on üks suur miinus. Tema ähvardusi usub juba väga vähene hulk inimesi. Sest kogu selle sõja jooksul on ta juba nii palju tähtaegu seadnud, nii palju ultimaatumeid esitanud ja mitte ühtegi neist pole täitnud. Seetõttu, kas uskuda või mitte, arvan ma, et Teheranis saadakse aru, et jah, võib-olla võivad tekkida probleemid, aga ma ei ole kindel, et nad usaldavad neid ähvardusi 100%. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!